Mis tunne oleks teil, kui teie juurde astub üks nooruke siniste juustega ja kartuunimultikaid vaatav tütarlaps, kes käsib ennast kutsuda ja nimetada hoopiski Bruce Lee nimepidi, hoolimata sellest, et tal pole temaga muidugi mitte midagi ühist, aga ta soovib ikkagi, et teda seda nimepidi kutsutakse, sest et see on ikkagi väga tuntuslik ja kultuslik nimi. Sama jaburalt kõlab minu jaoks see uus Ford Capri, teadupärast oli Ford Capri 1960-ndatest kuni 80-ndateni eksisteerinud legendaarne Fordi sportkupe, kes magatas oma mootori katte all 1,3 liitristest jõuallikatest kuni vana hea 5 liitrise V8-ni mootorini jõuallikaid välja. Ja nüüd on ta väidetavalt uuesti sündinud uue elektriauto näol, kellel on tõepoolest tugeva silmaga otsidest natukene ka sarnane langev katusejoon, kuid muus osas on tal sama palju ühist kadunud Ford Capriga kui sellel siniste juustega kartuuni multikaid vaataval tüdrukul ühiseid jooni Bruce Lee'ga. Tere tulemast taas kord kaasa elama naisluksele proovisõidule. Temale omab endas sugulussidemeid Fordi Exploreri elektritsiibiga ja lisaks viivad sugulussidemed välja isegi Volkswageni mudelitele, mis omakorda viivad välja sugulussidemetega Škoda ja isegi Cupra mudeliteni, kuid peatame selle sugupuu otsimise ennem kui tuleb asja uurimiseks Anna Pihl kohale kutsuda juba. Pagasruumi mahub talle 567 liitrit, kuid lisapagasruumi vana ja mootori katte all tal polegi. Tagaistujatel on jalaruumi küll lahedalt, aga pearuumi on seal langeva katusejoone tõttu ikkagi piinlikult vähe ja kuigi on seal põrand sile, on keskmisel reisijal parem pea lihtsalt koju jätta. Interiööris on olemas tal suur 14,6 tolline multimeedia ekraan, mille põhimüügiargument on see, et seda on võimalik ka nihutada vastavalt sellisele kaldenorgale, nagu sa ise soovid. Materjalid on üldiselt head ja visuaalselt ilusad, kuid leidub ka palju kõvaplastikut ja liiga palju on tal kõike puutetundliku nuppudega ja isegi kõige lihtsamad funktsioonid on lahendatud puutenuppudega, et sinu elu ikkagi väga keerukaks teha. Teda on võimalik saada 3 erineva aku suurusega ja võimalik teda saada 1 mootoriga, mis juhul on tal olemas tagavedu või 2 mootoriga, mis juhul on ta saadaval 4-kriolisena ja olemas tal 55 kW-tunnine aku, mis juhul on tal sõiduulatust kusagil 400 kilomeetri jagu, olemas tal ka 77 kW-tunnine aku, mis juhul on sõiduulatust tal 600 kilomeetri jagu ja kiirlaadjast täislaadijaks ideaaltingimustes läheb tal kusagil 10%, 80% saavutamiseks pool tundi, kuid kui sa tahad ta panna vanasse heasse tavalisse kodupistikusse, läheb temal täislaadimiseks kõigest 23 tundi, mis on isegi vähem kui aeg, millega maakera endale tiiru peale teeb. Jõuallikate võimsused on tal 168, 282 ja 335 hõbujõudu ja hinnakiri algab tal 47 000 eurost, mis ei olegi ju tegelikult nii palju kallis, kuid selle raha eest võiks osta ikkagi ühe eheda restaureeritud 1970-ndate Ford Capri 5-liitrise V8-ga. Ma arvan küll, et see on parem mõte. Selline oli sellekordne naisluksele proovisite, selline on uus Ford Capri. Kohtume teiega juba nädala pärast seniks kohtumise ja liigelge ikka turvaliselt.